Kõige suurem muudatus majanduskeskkonnas on fakt, et globaalkaubanduse kasv on jäänud alla maailmamajanduse kasvu. Kevadel ulatus globaalkaubanduse kasv kõigest 0,5% aasta baasil ja seda on vähe, raskendades siis ettevõtete ekspordi väljavaadet. Mis puudutab Eestit, siis Eesti majanduskasv järgmisel aastal juba aeglustub alla 3%. Seda mõjutab välisturgude jahenemine, aga samuti energiasektori ja ehitussektori väiksem panus. Nagu näete, siis ehitussektori aktiivsus tegelikult hooneehituse osas on väga kõrge ja sealt kõrgemale ronimine muutub üha raskemaks. Sissetulekute lähenemine euroala keskmise suunas võiks olla selgelt Eesti 2035 üks eesmärkidest tervena elatud eluea ja keskkonnaküsimuste kõrval. Eesti on tegelikult viimase 14 aastaga saavutanud märkimisväärset edu sissetulekute kasvu osas. Nimelt tööjõukulud tunnis on kasvanud ligi 19%-lt 40% euroala keskmisest. Ja kui me mõõdame euros, siis kasv on ligi kolmekordne, 4 eurolt tunnis 12 eurole tunnis. Samas Eesti Skuur jalgpalliplatsil 12 eurot kahvatub euroala keskmise 30 euro kõrval. Eesti mõõdukama majanduskasvu väljavaade tähendab seda, et seda enam me vajame struktuurreforme, mis panustavad tootlikkusse. Struktuurreformid peaksid hõivama tööjõuturgu, tehnoloogiat, arendustegevust ja majanduse digitaliseerimist. Rahvastiku vananemine on kahtlemata üks markantsetest väljakutsetest majanduse ees. Ja siin on ehe näide struktuurireformide positiivsest mõjust. Kõrgharidusega vanemaealiste osalus tööturul vanusegrupis 60–64 aastat on euroalas 30% ja Eestis 40% kõrgem kui alghariduse töötajatel. Nii et investeerime haridusse, Eesti majandusel läheb hästi, tegeleme tuleviku väljakutsetega.